kui tore inimene. Aitäh, et tulid meie kontserdile. Me pakume teile täna täitsa teistsugust muusikat. Et meie publik on harjunud pigem sellega, et me laulame sellist klassikalist koorimuusikat, mõnikord teeme koostööd Jänsorgavõtme muu professionaalse kollektiiviga esitame suurorme. Ja täna on täitsa teine muusika. Ja siinkohal peab kõigepealt tänama lauljaid, sest see oli nende soov, et vahetuseks võiks olla midagi sellist ka. Ja sealt edasi peab tänama meie kultuuritöökorraldajat Liinat, kes siis selle idee kiiresti üles korjas ja kohe alustas toimetamisega. Ja edasi suur tänu Joel Rembert Liilole, kellega meil on olnud ilmast ülitore koostöö nii proovides kui ka eilsel kontserdil. Nii et see on olnud üks imeliselt tore teekond tänasel kontserdil. Ma loodan, et te naudite seda muusikat. Ma olen Joelile ka sõna. Jah, tere meie poolt ka siit ja nüüd avatud teie kooridega koostööd teeme panemal juhul mõne laulja, aga väga uhke tunne on siin kaunis kirikus olla koos mõlemad tütarlaste kooriga ja see kava on eriline. Tegelikult kui esimest korda Liina pakkus välja, et võiks teha selline gospeli kava tütarlaste kooriga, siis ma olin natukene skeptiline, sest et minu kõrvade jaoks gospel jaoks on vaja sellist kõvadamat nahavärvi ja ikkagi paarkümmend aastat rohkem elukogemust ja sellist ühesõnaga veidi vanemad tädid laulavad südamest ja siis mõned mehed laulavad hästi kõrgelt. Aga mida aeg edasi seda rohkem hakkas tundima, et võiks nagu olla, et meie siin väljus palju gospelid laultakse enamasti neljahäälselt ja siis mehed sealt algi õigelt kuidagi siis kontrabassi bassimängil pole midagi väga teha, sest et kõik on välja kirjutatud, siis nüüd on kõik nagu paigas, et meil on 3 häält ja Heikol on selline ruumi mängida ja ma pean tüdrukuid kiitma, et neil on sisu ja häält ja kõike küll ja veel. Nii et me oleme väga õnnelikud selle koostööle. Kava on teil ilmselt olemas või olete teadnud, mida me mängime ja ülejärgne rääkima, aga võib-olla selle esimene laul, mille koor laulis Good News, ehk siis rõõmusõnum, evangeelium, mis on kõik gospelmuusika selline essents, et see sõnum, mis läbi tuleb kõik muusika on küll inglise keelel enam, aga ma usun, et te mõtteks saate aru ja seda on kosutav mäng, nii et ma loodan, et te naudite kogu seda õhtut, mis ei ole ainult selline suu kõrvul, et siin on ka mõtlikumaid laule, sest elu on ikkagi üles-alla ja erinevad meeleolud ja emotsioonid jäävad siit muusikast ka läbi. Aga järgmine laul räägibki ühest nimega Joosoga, kes Jeeriko linna ääres oli ja siis edasi kuulake juba laulus, mis siis sai. Jericho,
tere kõigile! Suur tänu, et olete siia täna tulnud. Ja suur tänu ka Tallinna Metodiste kirikule, et olete tulnud vastu. Mina tavaliselt ei laula Helena laval. Mina olen laval taga, minema kõrval või publikus või pileteid, helistan, jooksen teed. Aga seekord Ingrid küsis minult, et mina kui džässlaulja, äkki ma sooviksin ka teha loo Joel Hilluga ja oleks väga rumal öelda ei. Nii et siin ma olen. Ma eelmine aasta mõtlesin, et tüdrukud, Helena tüdrukud, saavad laulda nii palju ägedat klassikalist muusikat. Arvo Pärdist või Vadini välja ja kuidas saaks sellised džässmuusikat natukene tutvustada. Ja täna hommikul tajusin, et vau, ma korraldasin sellise kontserdi, kus on terve Helena tüdrukute rivistus seal olemas ja siis nad peavad kuulama ja vahel minut viivad. Nii et ma tegin neile džässkontserdi, et tutvustada natukene džässmuusikat. Tuleb välja. Nii et võimalik, et see, et ma läksin Ingrid ideega kaasa või tüdrukute ideega kaasa oli nagu selline veidi isiklikust huvist ajendatud. Aga see järgmine lugu, see kannab pealkirja People Get Ready ja see kirjutati aastal 65. Ja selle sisu on, see nagu annab lootust, et sellest mingist raskest ajast või raskest olukorrast on võimalik pääseda. Ja huvitav, kuidas ka praegusel ajal seda sõnumit kannavad. People Get Ready.
Ole hea, jää, on selline siis nüüd eestikeelne ametlik pealkiri ka. See on üks laul, mis on ilmselt kirjutatud mõttega, et kas ma suudan kirjutada midagi hästi lihtsalt. Sest teadupärast džässmuusikud vähemasti enamus inimeste jaoks kipuvad olema nagu võib-olla peenutsejad või ajal asjaks arusaamatult keeruliseks teenivad. Ja see enda siis ülesanne, ma kasutasin enamasti valgeid lampe, et see ei ole kõige lihtsam tegelikult. Mõned mustavad tegelikult ka seal vahel, nagu ta nägite või kuulsite. Aga see selleks, me jätkame ühe päris tuntud gospel või sellise kristliku hümniga Amazing Grace, mis muidu jällegi see sisu tegelikult kuulsite seda teksti juba selles laulute koorsin laulis Grace'i Holy Name, tuli seda Amazing Grace'i selline tsitaat välja, aga meie teeme sellest täna sellise instrumentaalse versiooni, natukene võib-olla gruuvikama, kui ta muidu on, ja siis ma loodan, et teile see versioon ka sobib.
samal ajal rändasid Ameerika mandrile kaasa läinud ja nüüd tulnud jälle otsaga siia tagasi. Ja meie selle laulu ja veel paar laulu, mida me täna oleme siin koos esitanud, ühelt meie sõbrad, kellest sai ka meie audirigent, aastad tagasi ta oli terve aasta siin Eestis, uuris muuseas Mart Saare loomingut, aga siis omalt poolt pakkus vastu gospelmuusikat, millel temaga ka üks tore kontsert, aga kahjuks need lauljad olid sündinud olid, aga kooris ei laulnud. Et sealt jäi natuke nagu minule see pildi sisse ja aeg-ajalt on meil üht-teist tema loodud lauludes kõlanud ka. Aga see järgmine laul, Barbara Ellen, on siis selline nagu kurvameelne armastuslugu, kus siis noormees nimega William on kangesti armunud neiusse, kellegi on Barbara Ellen, aga kohe ei saa vastu armastust ja siis ta suurest korrastusest hakkab nagu voodis pikali ja kutsub siis selle Barbara enda juurde, et ikka teda näha. Ja Barbara läheb väga jahe ja ei avalda omalt poolt tundeid vastu, mille tagajärjel see William siis lahkub. Ja kui see kõik on ära olnud, siis see Barbara hakkab väga kahetsema, et inimesi käitus ja suurest murest ka ise. Ja lugu lõpeb niimoodi, millegi ta ei lõppegi. Edasi on nii, et nad maetakse kõrvuti ja Williami haualt sirgub kaunis punane roos ja Elleni haualt pidurits ja need kaks taime põiguvad omavahel ja mis sümboliseerivad siis sellega sellist igavest armastust. Sellise sisuga laulu. In truth, there was a
Pärast kodus sellest